Tere, väikesed avastajad! Täna saame teada, kuidas tehakse hommikuhelbeid. Suur punane traktor sõidab üle laiapõllu, ta kontrollib, et põld oleks ette valmistatud. Traktor tõmbab põllule pikad vaod, kuhu pannakse seemned. Seejärel istutab masin pisikesed seemned pikkadesse vagudesse. Vihm kastab põllud märjaks ning päike soojendab seda ettevaatlikult. Mõnel päeval on pilves, teisel päeval särab päike, juba ilmuvad esimesed rohelised võrsed. Võrsed sirguvad iga päevaga kõrgemaks, kasvades hoogsalt taeva poole. Nüüd on taimed juba üsna pikad ja kuldsed, valmis saagi koristuseks. Kuurist sõidab välja suur punane kombain, on aeg saaki koristada. Ka veoauto peab nüüd appi minema kombainile, et mais tehasesse toimetada. Kombain liigub läbi kõrgete taimede, lõikab ja korjab maisi. Suure hooga voolab mais veoautosse, haagis täitub kuldsete maisitõlvikutega. Täis laetud veoauto lahkub põllult ning asub teele tehasesse. Linna servas seisab kõrge tehas, just seal algabki hommikuhelveste valmistamine. Veoautod kallavad maisi maha, et see edasi suunata pikkadesse metalltornidesse ehk silodesse. Enne järgmist etappi puhastatakse tehases mais veesurve abil puhtaks. Siis suunatakse mais masinasse, selle kest ja lehed eemaldatakse ettevaatlikult. Puhastatud kollased maisiterad veerevad edasi lindile, nüüd võib neid hakata töötlema. Tühjad kestad kukuvad suurde konteinerisse, kerged nagu kuivanud lehed. Need kestad ei lähe raisku, neist tehakse komposti või loomatoitu. Maisiterad sõidavad mööda linti, suundudes aurutusmasina poole. Hiiglaslik auruti teeb kuuma ja niiske õhuga maisiterad väga pehmeks. Kui terad on küpsenud, jahutatakse need maha enne järgmist protsessi. Selleks, et teha 1000 karpi hommikuhelbeid, läheb vaja üle tonni teravilja ja siirupit. Nüüd segatakse mais, kaer ja nisu omavahel kokku, et saada ühtlane mass. Ülevalt voolab sisse pakk siirup koos vitamiinide ja maitseainetega. Segu seisab vaikselt metallanumates, soe, pehme ja vormimiseks valmis. Pehme segu surutakse läbi masina, välja tulevad väikesed ümmargused tupsud. Osa neist veereb lameda rulliku alla, neist tehakse õhukesed helbed. Teised keerlevad rõngasteks, pisikesed, ümarad ja keskelt auguga. Nüüd liiguvad helbed pikka kuuma ahju, seal küpsevad need krõbedaks. Pärast küpsetamist puhuvad ventilaatorid nende jahutamiseks külma õhku. Kleepuv siirup, mis on tehtud meest ja suhkrust, pritsitakse helvestele. Järgmisena raputatakse peale peenpulber, ühel lindil kakao, teisel valge tuhksuhkur. Helbed kallatakse suurde pöörlevasse trumlisse, kus need segatakse. Trummel pöörleb aeglaselt, iga tükk saab ühtlase kattega kaetud. Siis liiguvad helbed tagasi lindile, kus neile lisatakse nüüd erinevad värvid. Enne kui helbed täiesti valmis saavad, lähevad need veel kord ahju, et lõplikult kuivada. Laboris testitakse ja proovitakse helbeid, kas need on ikka piisavalt krõbedad ja maitsvad. Nüüd kukuvad helbed alla karpidesse, igaüks täitub korralikult ääreni. Suuremad tehased toodavad koguni 1 000 000 pakki hommikuhelbeid päevas. Teine masin voldib karbi kinni, seejärel sulgeb ja kleebib sildi peale. Igasse karpi läheb umbes 300 kuni 400 grammi helbeid. Kastid laotakse suurtele alustele, hommikuhelbed on valmis transportimiseks. Tõstuk tõstab kastid üles ja laeb need ettevaatlikult veoauto peale. Veoauto asub teele, toimetab helbed poodidesse üle kogu maa. Poelettidel säravad värvilised hommikuhelbed, valmis koju viimiseks. Üle 100 aasta tagasi tehti helbeid käsitsi, väikestes vabrikutes, ükshaaval. Kodudes keedeti teripliidil, proovides uusi hommikusöögi võimalusi. Ühel päeval valas keegi sellele piima peale ja sündiski uus hommikune traditsioon. Tänapäeval on helbeid igasuguse kujuga, igas värvis ja igale maitsele. Nüüd sa tead, kuidas valmivad hommikuhelbed, põllult kaussi, samm-sammult. Aitäh vaatamast, kohtume jälle järgmises videos!